Tšau, ma olen Uku, ma olen Kose rahvarallile jõudnud. See on minu 10. rahvaralli ja Kose rahvaralli kestab 2 päeva, reedel ja laupäeval ja varsti hakkab tehniline kontroll. Läksin selle ääresse. Lolle pimedaid kurve nii palju. Niimoodi, et sa keerad kurvi juba sisse ära. Ja siis nagu kurvi lõppu tuleb sul see palak. Tahtsid mindist? Nad tahtsid, Asko ja Ava. Mis sa tahtsid? Asko? Autodokumendid. Kaasa on vaja võtta. Aga muidu see esimene 3. on siin, see asfalt juba. See teine on siin kohe. Me oleme siin. Praegu sõidame tehnilisse, see on servicepargist 3 kilomeetri kaugusel. Töövad või? Saad välja. Jumala hea. Kurat, siis on hea elu, kui ootaid ka antakse. Praegu oli tehniline kontroll, seal meil läks suurepäraselt, auto kontrolliti üle ja auto on kõlbulik võistluste jaoks. GPS-i hoidja peaks olema auto keskel, aga see on kaardilugeja pool, et mina ei saa seda vajutada, aga kui kaardilugejaga midagi juhtub, siis mina peaksin seda ulatama vajutada, aga ma ei ulata. Me peaksime selle servicepargis panema keskele ja siis saab vajutada. Sinna tulid alguses esimese asjana muidugi too nii äge auto, vai, pärast 106 kõik asjad, sest mingit kuule ei saa ju peale, teil on 4 vedu ju ei tohi laska. Pange vipp, ükskõik kuhu, laske lihtsalt sõita. Nüüd siin oleme. Nüüd on tehniline tehtud ja serviceparki tagasi ja ootused oleks see, et anda ennast maksimum ja kõik kilomeetrid kätte saada. Ja kui sa oled nagu endast maksimumi andnud, siis ongi nagu kõik hästi. Ega suurte poistega on ikkagi raske võistelda, et ega kõik on ju kiired. Sul on kõik asjad olemas, kindad, sukad. Ei ole. No võtta hakkab pihta. Tart 120, parem 3, ei lõika, sealt juba näed kivi. Ja 50 slaal on pasuk. Läks.
270, lasub 5 ei lõika, 240, tšekime lasub 5, 2. No mingi hetk ei saanud aru, rehv oli nii puru juba, et... Aga aeg on ikkagi väga ilus teil. Aga jõudu teile. Jaa, pane siia vasakule. Tere! Aitäh! Sellega oli see? Selles mõttes, et praegu kaotasid homme lähtid tagasi ongi. No jaa, teised palakad ma läksin nagu väikse varuga, praegu mul see palakas, ma tundsin, et ma läksin lähedalt. Hästi õrn põks teid. Jaa. Proovi mitte seda järsku liigutust teha nende. Seda aru, sa keerad üle, vaata. Või sikraani vahel. Lased auto libisema, tegelikult seal nagu kannatab. Nagu selle väikse nõksu teha, ja sellega auto juba pöörab, sest toog on nii suur, vaata. Sa keerad üle nagu. Praegu olid esimesed 2 kiiruskatset. Esimesel katsel ma natuke kartsin, sest asfaldi peal kruusa rehviga pole saanud kaua sõita. Ja teisel katsel ma kogemata sõitsin vastu palakasse ja rehv läks katki ja seal kaotasime suht palju aega. Paremini võiks teha, et praegu tuleb esimese katse kordusläbimine ja seal üritame teha vigade paranduse ja üritame teha hea aja.
If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around this now or never, I'm picking the first. See iseenesest on okei, aga kui sa natukene liiga hooga lased, siis tekib see olukord, et sa sõidad tünni maha, ma kartun seda lihtsalt veel rohkem. Muidu oli hea, tõesti oli hea. Ühel võitjal oli väga vähe peal. No tegelikult oleks pidanud nagu esimesel katsel sihukest asja tegema. Oleks nagu ülikõva. Aga ma arvan, et tuli hea. Head õhtut! Aitäh, head õhtut! Praegu oli 3. kiiruskatse ehk tänane viimane kiiruskatse. Seal me üritasime väga suruda ja see meil õnnestus. Minu tänane eesmärk oli koguda kõik kilomeetrid kokku, see sai täidetud ja lõpetada top 10. Ja 3. kiiruskatse ma surusin nii hästi, kui ma suutsin ja seal tuli Mart okei aeg minul ja mind jäi lahutamast 12. kohast vaid 0,2 sajandikku. See oli päris vähe. Homme on uus päev, seal me üritame väga suruda ja üritame selle top 10 kätte saada. Tšau, täna on laupäev ja oleme jõudnud Kosele. Kell on 8 ja hakkame ette valmistama esimeseks katseks. Alekseile saab tiukesed tšekid. No ma vaatan üle praegu jah. Ma eile öösse kirjutasin karti. Talle ütles, oi, panin nukidest, kui rallil näeme. Hakkas see. Sina ei tohi joosta, sina jooksed ka ei jookse. Kuhu? Hommik sinna tagasi. Ma võitsin. Jaa. Kaks. Praegu tegime soojenduse ära ja varsti lähme esimesele katsele. Muidugi.
ühesõnaga sa näed, et sul on auto juba väljas ja siis sa pöörad nagu veel peale nagu. Täna on rehvid korras. Täna on rehvid korras, jah. Veel. On osakud. Lugemast nii, et paha hakkab. Praegu olid esimesed 2 katset. Esimesel katsel mul ei läinud nii hästi, sest ma pidurdasin šikaanidesse liiga vara ja kurvides hakkasin pikkima, siis tuli külg ette ja siis läksin lahtise peale ja siis sinna kaotasin palju aega. Aga teisel katsel sain juba hea hoo ülesse ja seal tuli kõik ideaalselt välja ja varsti lähme 2 eelviimasele kiiruskatsele ja siis tuleme tagasi uuesti servisesse ja siis lähme Kose linna katsele. Mul on legendid peas, saad aru? Mingi kuradi vastik peakuju kuradi, siis kõik jäävad pähe. Jah. Ma vaatan praegu videot, ma loen legendid. Nüüd pähe.
Selle viimase kiiruskatse teeb eriliseks see, et see on Kose kesklinnas ja majade vahel. Uku, kuidas meil läks? Kose rahvaralli. Läks okeilt. Eile reede siis esimene katse oli puhas asfalt. Siuke nagu ei saanud päris hästi käima. Ta oli siuke rahuldav. Teine katse kruus. Üsna katse alguses, ma ei tea, 4.–5. kurv, ma arvan. Lõhkusime esimese parema rehvi ära. Sõitsime palakale pihta. Sealt edasi siis saime terve katse tühja rehviga longata. Ma arvan, siuke mingi 30-40 sekundit teistele kaotust kindlasti. Kolmas katse uuesti asfalt õhtu. Ja seal meil läks okeilt. Tempo oli enam-vähem siuke. Täna hommiku 4.5. Kuidas seal läks? Ma pidurdasin liiga vara, nagu kurvi läbimishoogu ei olnud nii palju. Iseenesest puhas sõit. 4.5. katse hommikul esimesed 2 tükki oli puhas sõit, aga lihtsalt see tempo ei olnud päris nagu see, millega me muidu sõidame. 6-7. Seal oli juba täitsa nagu rallisõidu moodi. 7. muidugi saime karistada 20 sekundit ühest põikes, panime tünnile pihta. Viimane katse, linnakatse. No seal meil läinud ka väga hästi. Ühes parem 3 läheb 2, seal mul läks päris pikalt, pidin kässarit tõmbama ja läks lahtise peale, sinna kaotasin aega. Ja üks põige oli veel, sealt see oli vasakpoolne, ma ei saanud aru, kust minna, siis ma läksin lintidesse ja sealt pidin tagurdama ja sinna läks palju aega kaduma. Tegelikult see oli vasakult väravad 2 tükki ja sa sõitsid väravate külje peale. No ma arvan, sinna läks üks siuke 5-7 sekundit umbes niimoodi. Iseenesest mitte midagi hullu. Aga kui me vahepeal olime juba siin enne viimast katset 10. siis me lõppkokkuvõttes oleme nüüd 12. Üsna kehva ralli meie jaoks. Ei olnud meie ralli. Ebaõnnestunud. Aga proovime järgmine kord paremini. Jah.